Nagu Särki ütleb, et ups, tegin seda jälle. Jaa, tegin. Õnnestus. Selline asi ei tule küll kunagi lihtsalt, et seal on vaja lihtsalt, et kõik asjad jookseksid nagu kokku. Kõik see ettevalmistus, vorm, natuke õnne, kõik mingisugused nüansid, et see lihtsalt peab olema sinu päev ja ma ei tea, ma olin küll natuke isegi üllatunud, kui ma võitsin. Kirjelda seda tunnet, 2 korda maailmameister. No ma alguses hoidsin lihtsalt peast kinni, suu oli lahti ja ma ei, täiesti hämmastav. See on äge tunne, see on ikkagi kihvt. Raske on sõnu leida. Kes võib-olla nii-öelda lähimad konkurendid olid, mis riigist ja kes nad olid? Kõige teravam konkurent oli Hiina. Hiina lahendaja. Tegelikult see vahe oli hästi väike meil. Et lõpus oli selline tunne, et mul oli väike edu ja ta nagu lähenes mulle hirmu äratavalt viimase sudokuga. Keegi ei teadnud, kumb ennem saab. Aga ma jõudsin umbes 8 sekundit enne valmis saada enda oma ja sellest piisas, et siis võita. Ja 3. oli Jaapan. Nii et Hiina ja Jaapan on kõvad tegijad. Jah, üle ootust igate pidi väga hästi, et sudokus siis tuli meile individuaalne MM-kuld ja veel suurema üllatusena võistkondlik pronks, mis on ikka super üllatus oli. Ja meie Tiit siis tuli nüüd teist korda see tänavu maailmameistriks siis, et selles mõttes, et näitas ülihead minekut terve võistluse vältel ja ka finaalis ja kuigi ülinapilt muidugi võitis seal 8 sekundiga edestas teist kohta, nii et nad olid ikka üsna võrdsed, aga meie oma oli parem. No tema on ka korra võitnud varasemalt, et kas vahepeal üldse toimusid neid võistlusi, et vist oli terve maailm oli ju lukus, et ei saanudki pidada, eks? Jah, 2 aastat küll MM ei toimunud, aga näiteks Eesti meistrivõistlused toimusid jooksvalt kogu aeg, et selles mõttes meil läks nagu paremini, aga jah, MM on nii suur korraldamine, et see jäi nüüd 2 aastat vahele, et ta on medaleid rohkem ikka saanud, et tal on 7 erinevat medalit MM-idelt. Sudokud ja kõik need loogika mõistatused, et see on ikka paras pähkel ikka tegelikult, aga kui Eestis on siukseid helgeid päid võib-olla, kes samamoodi tahaksid ühel hetkel olla võib-olla, miks mitte kas või maailmameister, et kuidas nagu saaks võib-olla Eesti tiimiga nagu liituda? Kõige parem algus kindlasti on tulla Eesti meistrivõistlustele, et varsti siin detsembri alguses ilmuvad Kuma sudoku raamatus eelvooru sudokud. Need 5 tuleb ära lahendada täpselt, saata Kuma toimetusse ja kui kõik on korras, siis saab pääsme märtsis toimuvatele Eesti meistrivõistlustele ja meistrivõistluste tulemuste põhjal paneme jälle Eesti koondise kokku, et nii lihtne või keeruline see ongi. Kas sa oled üldse kokku ka lugenud, kui palju sul igasugu medaleid ja tiitleid üldse on, et Eesti meistrivõistlustel, no Eestis vist ei ole sul ammu enam vastast, eks? Kusjuures see nagu tundub, et Eestis ei ole vastast, aga tegelikult iga kord, kui ma Eesti meistrivõistlustel lähen, siis eestlaste tase tegelikult on täiesti arvestatav tase. Ja mul ei ole mitte kunagi lihtne seda võitu saada. Et see alati tuleb napilt, see alati tuleb, mul on kogemust, mul on võib-olla natuke rohkem õnne olnud. Ja eks õnn soosib ka tugevamaid võib-olla, aga see Eesti tase ei ole üldse mitte kehva. Ja seda tõestab täna ka see pronksmedal, mille me saime Eesti koondisega. Kas järgmine aasta on plaan jälle nii-öelda tiitlit kaitsma minna? No ikka.